tagasi siia kanalile. Täna on siis esmaspäev ja Karl on nüüd lõpuks terveks saanud, nii et me lähme nüüd võtame rolleri ja Karlil on mingid tuttavad siin ka Panganil, nii et me lähme saame nendega kokku. Meil on siit umbes siis mingi 50 minti sõita, nii et pidime kuskile kohvikusse minema. Ja siis vaatame, äkki saame siin siis nüüd lõpuks ringi trippida ja mega ilus ilm on täna, väga palav, nii et rolleriga sõitmiseks siuke hea ilm. Me oleme nüüd siin rolleri laenutuses ja võtsime 1 päevaks. Rolleri see oli siis 500 bahti, mis on mingi 13-14 euri. Ja lisaks siis muidu on see, et sa peaksid jätma oma passi siia, aga seda me ei tee. Nii et siis depo on 10 000 ehk siis mingi 270 euri umbes ma pakun. Aga jah, muidu on see, et kui passi jätad siia, siis maksad lihtsalt oma rolleri eest. Aga jah, me ei hakka seda siia, et me ühe korra me Puketis jätsime ja kui me läksime järgmine päev, vist me läksime rollerit ära viima, siis putka oli lambist kinni ja me pidime saarelt ära sõitma ja meie pass oli üldse kuskil, ma ei tea, nad olid läinud sellega ise saarelt välja ja mingi hull kamm oli selle tagasi saamisega, nii et me nüüd siis pigem jätame lihtsalt depo ja võtame selle rolleri. Ma ei tea, mis asi see lihtsalt on, aga nagu üliilus ilm oli ja hakkasime sõitma ja meil lihtsalt läbimärg, siuke padukas tuli. Põhimõtteliselt nagu meie taga oli ilus sinine taevas, meie ees on ilus sinine taevas ja meie kohal siis mingi räme padukas. Aga no tundub, et see vist juba suht läks üle, nii et saame siit edasi sõita. Mingi selline koht siis, kuhu me praegu tulime. Meie roller siis. Ja me sõitsime siis põhja poole, ehk siis me oleme nüüd Haadjaost praegu. Aga jah, siin tundub ka nagu täitsa mõnus, siuksed suuremad teed ja hästi palju ka mingeid siukseid hotelle ja resorte ja tantra jooga ja mingi vegan kohvikuid on hästi palju ja siuke natukene teise vaibiga koht. Trippinud lihtsalt ringi ja siis vaatasime, et siin on mingi lahe viewpoint. Me oleme vist mingi, ma ei tea, 40 minti sõitnud sellest Haadjaost ja nüüd me lähme, ma ei tea, jõudsime kuskile džunglisse põhimõtteliselt ja siis vaatasime, et siit läheb mingisse lahedasse randa vist, nii et siit rolleriga ei saagi minna. Nii et maksame all 100 bahti vist nägu või? 100 bahti nägu ja siis auto viib meid siit alla. Kas nad tulid jala sealt või? Päris kuld. Jõhker ikka nagu mis mäed ja asjad siin on. See ei tundu siin tulla, aga see on päris hull. Pide pealt tunned nagu sirge maa peal sõidaks. Siga. Poissa. Lambist metsas. Me oleme põhimõtteliselt safaril praegu. Sellepärast ta panigi selle laulu. Aga need ongi nagu metssead ju. On ju, vaata, nad on nagu teistsugused. Need ongi metssead. What?
see on Pumba ju. tal on nagu see on ka punkeri äri. Päris lahedasse kohta jõudsime, aga see allatulek oli küll veits hirmus, lihtsalt nagu auto libises vahepeal. Aga jah, ja siis nagu põhimõtteliselt safaril olime, see autojuht on mingi, näe, vaadake, siin on sead, sõidame natuke edasi, siin on ahvid, jumala äge. Jõhker loodus ikka. Ja selle ranna nimi on siis Bottle Beach. Siin on väiksed smuutid ja pange enne tähele, aga see on siis nagu maha jäetud mingi vana resort. Siin on mingi vana bassein ja siin oli siis kunagi mingi ilus resort. Not so pretty anymore. Aga jah, seal sinna taha on siis uued ehitatud. Ma ei tea, kas see on siis mingi täiesti teine asi või lihtsalt miks nad otsustasid, et seda ei taha enam. Siis ja ei olnud kõige kergem pääseda. Võib-olla me peaks teha ära minema enne, kui me siia lõksu jääme. Siin on suurim Yamuna-trii. Nii meeldib lihtsalt, et neid absoluutselt ei huvita, kuidas nagu peaks kirjutama. Nad kirjutavad lihtsalt nii, nagu nad tahavad. Tulime siia H-trenni siis sööma ka. Seesama koht, kus me siin esimesel päeval söömas käisime. Ka see H-trenn on siin siis peale seda Full Moon partit täiesti nagu välja surnud. Tänavad on täiesti tühjad. Ja täna on siis esmaspäev, pidu oli reede õhtul jah. Need jah, täiesti rahulik ja vaikne on siin. Aga meile tundub, et kui me siia Panganile tagasi tuleme, siis me vist isegi vaataks ööbimist sinna Haadjaosse. Oli Haadjao selle nimi või? Me vahepeal ütlen, võib-olla mõtlen ise mingid kohanimesid välja. Haadjaosse, et seal oli nagu seda melu natuke rohkem. Tulime siia oma resorti. Isime see kiige peale korraks. Nii mõnus. Nii ilus on ikka siin. Täna on siis teisipäev ja me otsustasime, et me võtame ikkagi 1 päevaks veel rolleri, et sõidame täna ka trenni. Sõidame täna ka ringi. Ja jah, kell on praegu siis, saab varsti 11:30. Käisimegi hommikul vara juba hommikusöögil, siis tegime tööd ja nüüd hakkamegi minema, sest me oleks pidanud tegelikult 11:00 selle rolleri tagasi viima. Aga nüüd lähmegi siis vaatame, kas saame selle sama veel edasi võtta tänaseks ka. Ja me vaatasime, et siin on mingi äge viewpoint, kuhu me siis tegelikult juba eile hakkasime minema. Aga jah, lähme siis vaatame nüüd praegu sinna. Räägi ka, miks me sinna ei olnud. Just, mul oli pissihäda ja siis me vaatasime, et tee näitas, et alla kuskile resorti ja siis me sõitsime sinna resorti hoopis. Või noh, see rand siis, kus me eile käisime. Aga jah, nüüd siis proovime uuesti sinna viewpointi minna. Ja see on vist tundub nagu suht siuke matkamine või väga mingi kivid otsas ja et saab lõbus olema.
siia ja nüüd panime rolleri siia alla ja siit on nüüd siis mingi 20 minti umbes vaja matkata. Ei meeldi sellised kohad, sest kardan ussi. Loodan, et ma näen neid täna. Eile me ühte nägime. Üks uss kõnnib minu ees. No võid ise valida, Mattis paneks siia otse puusse. Tervitused Mattisele. Siika võib-olla. Jah. Seekord on vähemalt tossud jalas. Tavaliselt me tuleme sellistesse kohtadesse plätudega. Sina tuled. jah, sest enamus kordadest ma ei tea, et ma pean matkama, kui sa oled midagi välja otsinud. Sa lihtsalt ütled, lähme. Ja ma ei tea, kuhu. Sa ei kuula mind. Kuulan küll. Miks? Sest te seda... Vahed paledeks. Jah. Väga motiveerivad. Enjoy. Go slow. Võtsime nüüd see üles, aga siit on vaja veel turnida. Siit saab YouTube'i väga ilusa. Vaata, kui mu selg on verine. Ei ole. Aga pane see kaane pildiks, siis sa saad väga palju vaatamisi. Cool vaade ikka. Aga me vist peame sinna otsa nüüd ka midagi saama. Ma ei tea, miks. I have no idea why I was holding them. Yeah, I don't know either. Okay, you can walk all the way up there, but I'm not doing that. See rand siis oli see, kus me eile seal käisime. Me oma kivi otsas istumas. Kas tahad öelda, miks me oma eludega riskime niimoodi siin juba teist päeva järjest? Kes ei riski, see ei riski. Tulime sealt viewpointist siis alla nüüd ja siinsamas oli mingi siuke väike resto ka, nii et võtame ühed smuutid või noh, ma võtsin smuuti, Karl võttis kohvi, siis natuke vihma tibutab ja siis vaatame, äkki otsime mingi koha, kuhu saaks minna sööma ka lõunasööki. Mingi täiesti suvaline koht, istume siin kuskil põrandal, aga nagu reaalselt see on nii hea smuuti. Nagu
ma võtsin, mis ma võtsin? Orange juusu vist oli see. Igatahes mega hea. Vastu valgust ei saa väga filmida. Sõitsime sealt mägedest nüüd mingi pool tundi siia Drangsalasse. See on siis seesama koht, kus meil praam tuli. Ja no seal saime ikka täiega vihma ka seal mägede vahel. Mega külm on seal üleval. Aga õnneks nii kui siia alla jõuad, siis on kohe soe jälle. Aga jah, siin ka nüüd ikkagi vihma sajab veits. Aga jah, tulime mingisse sellisesse kohta. Selle nimi on Beach Lounge. Ja ma otsisingi seda, lihtsalt panin chatti, et kuhu ta soovitaks minna lõunat sööma. Ja siis see oli 3. kohal ja 1. kohal oli see, kus me käisime tegelikult eile kohvi joomas ja kus ma selle smoothie kausi võtsin. Aga jah, siuke. Siin on siis ka taisöök ja prantsuse köök. Võtsime mingid bananakolaadad. Kuidas on? See sobib antibiootiku midagi imeliseks. Kuidas maitseb? Kui keegi küsib, kas jõulutunne on, siis meil on siin päkapikud küll. See on nii hea. Päike tuli ka välja ja siin käib see ikka väga kiirelt padukas ja siis on jälle ilus ja ülihea hommik lihtsalt. Ärkasime praegu üles ja siis veel räägime ka, et hästi pekkis, et mingi koer lihtsalt öösel aukus siin täiega ja ei last magada ja mul olid plätud siin nagu õues ukse taga ja praegu tuleb välja, vaata mul ainult üks plätu alles ja teine on seal kuskil silla peal. Ära näritud või? Ei tasu jätta oma asju ukse taha siin niimoodi. Tšekkisime siis just välja tšekkisime auti siit oma hotellist ja lähme nüüd praamiga tagasi Samoile. Ja kui me alguses mõtlesime, kui me esimene päev siia Panganile jõudsime, siis me mõtlesime, et me lähme Samoile ja siis tuleme veel siia tagasi, siis praegu tundub ikkagi, et me jääme ilmselt Samoile, sest et siin ongi, sa puhkad siin oma nädala ära, sa käid siin 2 päevaga kogu saare läbi ja siis nüüd täna olekski see päev olnud, et nagu, mis me siis nüüd edasi teeme. Thank you, bye bye. Et mis me siin nüüd edasi teeme. Ma räägin kohe edasi. Meil oli takso siis juba ees. Aga jah, et siin 2 päevaga tegime sellele saarele tiiru peale ja nüüd nagu rohkem polekski väga midagi teha, et lihtsalt siuke puhkus, kui sul mõnus hotell on siin. Aga jah, tahaks sinna tsivilisatsiooni nüüd tagasi minna, et oma normaalset trenni jälle teha ja ma ei tea, mis iganes tundub ühe, et see Samui on ikkagi. Ma ei ütleks, et parem, aga oleneb, mis sa teha tahad. See ongi, et mingi osa, et oled natuke kompanjonil ja natuke koos Samuil ja... Jah, igal pool natuke. Aga jah, nüüd tahaks tagasi küll Samuile juba minna. Aga mida me soovitaks on see, et sa bronnid nagu kohe plaaniga ära nii, et sa oled nädal siin ja nädal kuskil. Ja, et jah, koha peal vaadata, et ongi kus kellele meeldib olla, et võib-olla tunned, et tahad siin näiteks rohkem olla, et siis jah, neid hotelle ja jooksvalt nagu panna omale. Hinnad on ju põhimõtteliselt samad. Suht samad, jah. Valik on ka kogu aeg nagu üsna sama. Jah, sest alguses tundus jah, et Samuil ei ole nagu mingeid ööbimisi üldse või nagu kõik on mingid megakallid, ongi mingi 2 nädalat on mingi 5 tonni ja aga samas kui me nagu nüüd täna vaatasime, siis jälle oli valikut, nii et leiab kindlasti midagi. Aga ma tõmban selle video siis siin nüüd kokku. Kui keegi on ka näiteks käinud Panganil ja Samuil, siis võite teada anda, kus teile näiteks rohkem meeldis. Või kui keegi on Kohtaol ka käinud, siis kirjutage mulle selle kohta ka, kuidas te näiteks neid 3 saart võrdlete oma vahel. Aga jah, kui sulle see video meeldis, pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Tšau!